Tere, mina olen Kevin ja ma küll ei räägi oma bakatööst, aga jätkame hariduse teemal, mis on minu meelest väga tähtis teema. Räägin põgusalt ka endast, see on see parempoolne nimi, mitte vasakpoolne, et segamini aja. Olen Tartu Ülikooli informaatika esimene kursus, enne seda käisin Treffneris ja tegelesin informaatikaga juba väga noorest peast peale, et algklassides juba mingisuguseid ägedaid mänge, roboteid, selliseid asju teha. See koitis, pun intended. Olen ka igasugust praktikat teinud igasugustel ettevõtetel, aga 1,5 aastat on olnud minu tiitel Koidu kaasasutaja ja tegevjuht. Ja tekib küsimus kohe, et mis või kes on Koit. See nimelugu on väga lahe. Mõtlesime, et selline õige Eesti nimi peab olema meie startupil. See tuleb sõnast kool ja IT, KO, IT. Väga loogiline ennast. Aga lühidalt mõttes ta on progeõppekeskkond ja tahame just võtta sellise fookuse, et see oleks kas gümnaasiumile või põhikooli lõpuastmele. Meie tugevus on see, et me oleme eestikeelsed esiteks. Me väga usume, et eestikeelne õpe on meie kontekstis eriti väga kriitiline, seega kogu õppematerjal ja kogu platvorm on eesti keeles. Aga samamoodi meil on interaktiivsed võimalused, nagu näha siis näiteks ülemisel pildil siin on teooria peatükkides on sellised koodijupid, mida saab õpilane siis jooksutada, saab ise muuta ja kõik on dünaamiline. All on ka ülesanded on automaatkontrolliga ja kõik õppetöö toimubki siis ühe veebilehe peal, et sa ei pea vahetama näiteks õpiku vahel ja ülesannete kogu ja IDE vahel, et kõik toimub ühes kohas ja kõik on tsentraliseeritud meie platvormi peale. Küll aga Koidu nimes on esimene sõna kool ja me väga usume seda, et õpetajaid peaks toetama tehnoloogiaga. Ja selle tõttu me oleme loonud endale õpetajapaneeli. Ehk siis kõik sellised õpianalüütika võimalused me tahame enda platvormil ära kasutada, et võimestada seda õppimisprotsessi ja et õpetajatel oleks elu lihtsam, me kõik tahame seda. Nagu näha, siin on sellised ägedad visualiseerimised, näiteks, et kui kaugel mingisugune õpilane on, kes vajab abi, kes kui kaugel on. Ja siis on ka individuaalsed statistikad erinevate esituste kohta ja igasugu ägedad feature'id on veel tulevikus. Õpetajatel on ka variant ise oma kursus luua või võtta meie kursus. Me lõime oma kursuse eesmärgiga noortele, et loome neile huvitava õppematerjali, et toome elulisi näiteid. Näiteks kui tähele panite, siis Ford-tsükli jaoks meie näide oli see, et Bart Simpson tahab 5 korda tahvi peale kirjutada mingit rida. Ja me ütleme, et sa ei pea 5 korda printi kirjutama, sa võid ühe Ford-tsükli teha. Et toome sellise elulised näited õppematerjali. Küll aga ma võiks rääkida sellest mingisuguseid tunde küll, aga tahaks rääkida ka missioonist. Missioon oleks parandada Eesti IT-õppe kvaliteeti ja eelkõige koolides just. Ja tõin siin välja mingisugused ägedaid numbreid, et Eestis on praegu 171 000 õpilast, kellest umbes 25 000 on gümnaasiumis. Ja kui me vaatame, et Eestis on 510 üldhariduskooli, siis eelmise aasta seisuga on meil 400 informaatikaõpetajat, kellest 26% ei vasta kvalifikatsiooni nõuetele. Üks neist oli see, et näiteks neil on magistrikraad. Ja see minu meelest seda võib võtta kui probleemina või seda võib võtta kui võimalusena, et IT on nii praktiline oskus või informaatika, et me tegelikult saamegi õpetajaid tuua ka näiteks väljaspoolt ülikoole. Et need, kes on näiteks 10 aastat juba töötanud kusagil IT-ettevõttes, nad võivad näiteks mingisugust vabainet anda ja toetavad sellega õpilaste õpet, toovad oma selliseid praktiku perspektiive klassi ja win-win situatsioon. Aga kui rääkida õpilastest ka, siis õpilastel selline keskpärane huvi on, umbes veerandil õpilastel, kui kogus oli tegelikult siin väike sellel uuringul. Veerand õpilastest, gümnaasiumi vanustest õpilastest, tahavad jätkata IT-ga ja 2/3 on selle täiesti juba välistanud, et nemad absoluutselt kindlasti ei taha minna kuhugi IT-sektorisse. Minu eest me võiks seda numbrit tõsta, sest OSKA uuringu järgi on vaja Eestis 2027. aastal 47 000 IT-spetsialisti ja võrreldes 2022 aasta seisuga see on 18 000 uut spetsialisti. Mina mõtlen seda nii, et meil on 3 sellist uut võimalust, kus me saaks töölisi juurde. Üks on see, et me koolitame inimesi ümber, ehk siis need, kes on juba oma praeguse tööga
mitte nii rahul, ütleme, et koolitame välja arendajateks, testijateks, mis iganes. Ja see on üks variant. Teine variant on see, et me võtame välistööjõudu. Selle jaoks me peame Eesti tegema atraktiivseks kohaks, kus on hea elada, õppida ja töötada. Aga mida mina südamest väga hästi usun, on see, et me peame noori ka võimestama ja noortele populariseerima ja tutvustama IT-sektorit, et miks see on nii paganama äge. Ja ma olen ise teinud seda. Mulle väga meeldib see, et mulle meeldib koolides käia, ma räägin neile enda kogemustest ja teen huvitunde ka. Et kui te siin on koolijuhte, siis kutsuge mind rääkima ja õpilased naudivad. Mis ma olen seal tähele pannud, on see, et mitte nüüd öelda nüüd õpetajatele halvasti, aga kui noor on klassi ees ja räägib neile huvitavalt, siis neile jääb see kindlasti külge ja nad võtavad selle koju kaasa, selle huvi. Et ma olen nii mõnegi õpilased saanud hiljem kas Instagrami või Messengeri DM, et kuule, sul oli jumala äge loeng, et ma vaatan, mis see programmine on siis. Et see teeb tõesti südame soojaks. Aga kui tahate midagi veel toetada või vaadata, et mis seis praegu veel Eestis on, siis tõin välja 3 ägedat algatust, kes toetavad Eestis haridust ja IT-haridust. Esiteks HK Unicorn Squad. Kõik tõenäoliselt teavad, mis see on. See on tüdrukute tehnikakool, kes annavadki koolides annavad tunde, annavad huviringe ja nüüd annavad mingisuguseid laagreid ka minust. Et väga äge ja Taavi Kotka on ka minust väga äge inimene, kes veab seda. Siis teiseks on Hea Teo haridusfond. Nad toetavad e-tech ehk siis haridustehnoloogia startup'e ja seal tuleb raha siis kas näiteks Martin Villig, Bolti üks asutajatest toetab seda. Nende raha tulebki just firmade ja investorite annetustest ja nad investeerivad firmadesse, kellel on potentsiaali muuta haridussektorit. 3. projekt on Noored kooli. Minust väga äge projekt. Nad pakuvad teiste eluvaldkondade inimestele võimalust minna kooli õpetama. Et saavadki kogemuse kätte kusagil koolis, et kuidas on õpetada mingisuguseid ägedaid aineid, nagu ma tean ühte keemiaõpetajat, kes mul oli tuttav. Praegu vist isegi on see, et kui selle lõpetad, sa saad Tallinna Ülikoolist mingisuguse magistrikraadi ka, ehk siis see on ka äge boonus. Et neil 3 maa hoiaks silma peal, et need on väga ägedad. Aga jah, kokkuvõtteks tõin provokatiivse küsimuse, et meil tiigrihüppe oli, aga kas meie digitiiger suudab ühe hüppe veel teha? Et vaadates praegu hariduse seisu, 17 eurot palgatõusu, siis me peame pingutama selle nimel, et Eesti on väike riik, me peame toetama oma haridust ja meie suurim vara on meie inimesed. Ehk siis, kui kellelgi on näiteks ägedad kogemused, siis minge kas õpetajaks või minge andke näiteks kas või üks huvitund juba. Et koolid on kindlasti väga avatud sellele mõttele, et keegi oma ekspertiisist tuleb rääkima neile ja motiveerib õpilasi. Ja kui te tahate platvormi proovida, siis QR-kood ja link on koit.io. Telefoni peal me ei ole seda veel lahti teinud, aga arvutis saab täitsa sisse logida ja täitsa kursuseid teha. Ja kui teil on veel mingeid küsimusi meie kohta, tahate meid toetada või tahate lihtsalt mõtteid põrgatada, et kuidas peaks haridust toetama, siis kirjutage mulle. Aitäh! No nii, kes tahavad Keviniga hakata diili tegema? Või kellel on veel mingisuguseid küsimusi siia juurde? Mul tekkis selline klassikaline küsimus startupile, et aga kes teid rahastama peaks? See on väga hea küsimus ja ma olen sellele iga nädal põhimõtteliselt vastanud, kui ma kellegagi räägin, aga hariduse raha on raske, et selle jaoks ongi loodud näiteks see Hea Teo haridusfond ja nad aitavad algavatel startupidel rahastust saada. Meie praegu teeme seda selle rahulolu nimel, et see haridus ikkagi, ta on südametoit ja teeme seda enda motivatsiooni nimel. Oleme teinud juba umbes 1,5 aastat ja nüüd järgmine õppeaasta me hakka kõiki järgmine veel rääkima, aga ütleme nii, et koolides saab kasutada järgmine aasta ja sellised ägedad projektid on plaanis. No, palju siin saalis on neid, kes tahaks ise õppida veel progema ja ei oska seda. Keegi ei julge käsi tõsta. Ei, mõni käsi ikka on. Väga hea. No nii, potentsiaalselt kliendid teile. Aga aitäh sulle! Aitäh!